Nii, täna siis 20. september, väike koolitusvideo ehk siis kasuta helkurit pimedal ajal. Muidu lihtsalt nähakse aga liiga hilja, sest et väga lihtne vastus. Maanteel liigub 90 kilomeetrit tunnis, auto 25 meetrit sekundis ja asulateel 16,67 meetrit sekundis ehk 50 kilomeetrit tunnis. Et kuna on juba pime, siis teeme mõlemad katsed helkuriga, helkurvestiga, taskulambiga ja autodel on lähituled, sest et maanteel, kui auto tuleb vastu, peab lähituled panema. Tänan tähelepanu eest. Esimene test on siis ilma helkurita ja helkurvestita. Märgini on 80 meetrit, see liiklusmärk, mis paistab. Nii, 2 faasi on tehtud. Sinna siis ilma helkurita ja taskulambita tagasi helkuri ja taskulambiga vaheldumisi. Nüüd järgmine etapp, siis 3. faas. Helkurvest. Kui arvab helkurvest väga kallis on, siis teksi, eks, kui helkur
maksab 1,90 kuni 6 eurot, siis Helkur Vest maksab 5 kuni 15 eurot. Oleneb mis variant, tahate voodriga või mingi taskutega, siis on. Ja rattamad maksavad veel rohkem. Tsikli Helkur Vest näiteks on lihtsalt vöö moodi maksab 20 ja täisvest 35. Taskulampide kasutusel on Kreet CD-ga, maksis üle 50, aga odavad taskulampide ajad asja väga hästi ära, mis maksavad ka alates seal 5 kuni 10 eurost. Sellega siis tasapisi lõpetame. Tuletan veel kord meelde, et jah, maanteekiirus 90 km tunnis on 25 meetrit sekundis. Ehk sinna märgini 3,2 sekundit. Kui sinna märgini näeb, saab pidama. Esimene sekund reageerimine, teine sekund pidurdamine, 1 sekund jääb tagavaraks. Aga kui sa näed vaja 10-15 meetrit, siis on pool reageerimise aega ehk siis 0,3 kuni 0,6 sekundit. Isegi kui reageerid, siis pidama ikkagi saa. Samuti linnas siis 2 sekundit tuleb juba ju 33,3 meetrit. Samamoodi kui on pimendatud koht. Alanähtavusega saab vihma. Teine auto peegeldab tulesid vastu. 10-15 meetri peale siit seisma ei jää. Ei saa, lihtsalt see reageerimise aeg ongi see sama, pluss võtab mis vähemalt sellest 10 meetrit ära. Ja see 5 meetriga mitte mingi valemiga ei saa, sest auto pikkus on 4,20 kuni 5 meetrit keskmise auto pikkus. Tänan tähelepanust, turvalist liikumist teile.
loodame, et suhteliselt otsustada, et see 5–20 eurot ühekordset investeerimist aastas ei murra konti, aga liiklusõnnetus küll. Vabandust väga.